Tere tulemast kõigile sellele videokanalile. See videokanal Jeesuse süda ootab teid kingitusi ja kingib teile taevaseid armastuskirju, mis on meile siis ja praegu saadetud meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt ja pühimalt Neitsi Maarjalt, et saaksime end tema taevaseks pulmadeks korralikult ette valmistada. Lamba Jumal. Täna esitleme Rumeenia Uue Jeruusalemma pühas kloostris Jumala sõna, mida meie Issand Jeesus Kristus ütles. Jumala sõna teemal Antikristus ja apokalüptiline metsaline 3. osa. Valik selle teemalisi tekste Jumala sõnast. Katkend Jumala sõnast Issanda esitlemise pühal. 15. veebruar 2023. Teie, piiskopid ja preestrid, kes te ei tööta Issanda auks ja olete varjanud end vaenlase Antikristuse kurja tööga Kristuse kiriku riietuse alla, on kätte jõudnud aeg, mil teid tuleb päevavalgele tuua. Kristuse sõna, sest vaata, sa julged hävitada karja, ajada õiget kirikust välja ja töötada salaja vaenlase Antikristuse teenistuses, sest sa armastad raha ja aega ning oled Jumala poolt oma hinge võõrastele müünud. Alanda ennast, kui sa veel tahad, kui veel suudad, kui sind veel alles on. Meie, Issanda Jeesuse Kristuse piiskopid, manitseme teid meeleparandusele, sest te töötate vastastena, teil pole õigust valitseda õigete üle, kui olete kõrgel kohal. Issand on terve igas kirikus ja linnas teenivate preestrite kaudu, ja mitte sina, vaid Issand on see, kellel on võim oma kiriku üle. Vaata, vihkake palju ja laske Issanda viinamäge hävitada, nagu on kirjas palgaliste karjaste tööga. Taanduge oma võitlusest Kristusega, seda käsime teile 3 piiskoppi Basil, Gregorius ja Johannes. Ma palun seda ja te kuulate isegi siis, kui soovite, isegi kui te ei taha, sest see sõna on taevast ja südamest, parandage meelt ja eralduge Antikristuse inimese tööst, kes täitis maa ja leidis end püha rõiva alla peitmas, et ei kahtlustaks tema kavalust ja nägu Kristuse vaenlasena. Seepärast noomigu Issand sind, saatan Antikristuse nimega, tule püha rüü alt välja ja karda Jumala Isa, Poja ja püha vaimu nime ning kui kannad inimkeha, siis kahetse nägemise pärast, sest Issand ootab päästmist pattustelt, kes hüüavad teda nende pärast. Õnnista, Issand, meie sõnaväge sinu suureks auks Rumeenia rahva ja sinu armastava koguduse üle selle rahva keskel, kui suur on see maa ja rahvas sinu ees ja see on rõõm kõigile, kes on taevas. Tõde! Pühitsege rumeenlasi, andke andeks nende patud, tehke nad vääriliseks, et tuua teie tulemine ja au koos nendega ja nende jaoks ja meie, taevased, rõõmustage koos teie võiduga Rumeenia rahva kaudu ajast mustaks tõmbunud Antikristuse, seadusetuse mehe üle, põgenik, kes on peidetud kavala vaimu alla, et tema kurjategu ei saaks teada, kuid kogu tema rumalus ja kogu häbi, millega ta silmitsi seisab, sest ta julges teotada Jeesus Kristust, on kirjas pühakirja lehekülgedel Jumala peal, taeva ja maa ja inimeste ning seejärel kõige nähtava ja nähtamatu looja Jumala loomisest aamen. Teie, minu koguduse karjapühad isad selle algusest ja kuni minu tagasitulekuni Isa juurest maa peal, olite tõelised karjased, Jumala ja tema karja armastajad, et töötada minu kogudusel maa peal. Need on minu koguduse pastorid, kuulake neid lõpuni, teie, kes te jääte ustavaks Jumala saladusele läbi koguduse algusest peale, mis pandi sellele alusele läbi isade. Ja need, kes annavad, et muuta igavikuks seatud, jäägu nad vaenulikuks. Aamen. See on tänase sõnumi lõpp. Jumal õnnistagu teid ja hoidku teid oma püha südame lähedal.